Viinistu ei ole esimene koht, mis inimestel pähe kargab, kui te mõtlete Eesti esimese vabariigi aegse kaubalaevastiku peale. Aga tegelikult, kui hakata vaatama, siis rekruteerimise nimekirju, mis 40. aastal välja anti, siis on ühel või teisel moel Viinistu inimestega seotud seal vähemalt 1/3, aga julgen väita isegi kuni pooled laevad. Ja me ei räägi siin mingisugustest väikestest alustest, vaid me räägime ikkagi suurtest mitme tuhande tonnise brutoregistriga laevadest. Ja kohe, saime kõigi ka. Kohe siis natukene ka näitan, et ei aja... Meil on ka Tallinna laevaühisuse laevad siin. Jah, et ma saan aru, et Aveni jõudis see teema üldse veel 3. jutu ajamise kaudu. Aga ühesõnaga, millele ma siis tuginen? Tuginen ma siis sellele rekruteerimisnimekirjale. Võtan kõigepealt esimeseks Võtan selle väljavõtted, ma tegin siin mõned väljavõtted, siit ei ole vist kaudelt hästi näha. Aga ma saan aru, et Ave oli vist härra Manitskiga rääkinud sellest, et sellest see teema siis alguses neil kerkis. Ja nemad rääkisid Tallinna laevaühisuse raames ja võtsin siis seetõttu siis näiteks, et kuigi ma kahjuks ei saanud nüüd enne siia tulemist arhiivis käia, sest et suvel on arhiiv lühemalt lahti ja ei saanud neid liikmete nimekirju vaadata, aga lisaks otsesele asutajaliikmetele Tallinna laevaühisuses oli tegelikult Tallinna laevaühisus seotud rohkem kui 100 laevaga üle Eesti ja nendel laevadel oli siis mitu omanikku. Ja kui siis hakata vaatama, siis väga paljud nendest laevadest ongi seotud Viinistuga. Siin selles väljavõttes kohe siis 2 alust, ehk siis esimene on siis Juta 1500 brutoregistritonnine laev ja kus siis üks omanik on siis Tallinna laevaühisus ja teine on näiteks Manitski olnud. Ja siis siin all tuleb kohe järgmine Viinistuga seotud alus ehk siis Kai 1200 brutoregistritonni, kus on jällegi Tallinna laevaühisus ja Inkapööl, mis on samuti siis Viinistu suguvõsa päris suur. Nii. Aga siis vahepeal siis natuke sellest, aga miks neil siis oli neid osakuid nii palju, et miks meil ei ole mõnest teisest Eesti rannakülast tulnud siis nii palju suurlaevaomanikke. Ja põhjus peitub ikka selles vanas heas salapiirituses. Et salapiirituse vedamisest ma arvan, et kõik siin olijad vist on kuulnud. Tõstke käsi, kui keegi ei ole kuulnud sellest midagi. Keegi tõstab vägev. Ühesõnaga, Viinistu kui tuntud salapiirituse keskus. Siin oli siis ühe trusti peakorter. Viinistu trustiks kutsuti, sellel olid liikmed siit, aga tegelikult ka üle Põhjaranniku. Ja selle kapitaliks 20. aastatel küll illegaalseks ehk mitteametlikuks hinnati 200 miljonit marka. See oli siis 20. alguses enne krooni tulekut. Ehk siis raha oli neil kõvasti ja mida nad selle rahaga siis hakkasid tegema. Ei taha ju keegi igavesti tegeleda illegaalse kaubandusega. Siis nad hakkasid laevu kokku ostma. Alguses selle mõttega, et saaksid Saksamaalt siis tuua seda salapiiritust, aga hiljem hakati nende laevadega vedama siis ka legaalseid kokku. Ja kõige kuulsam sarnane laev kindlasti on vist Eesti Rand, mis oli omal ajal siis kuni 39. aastani suurim Eesti kaubaurik. Hiljem küll Tallinna laevaühisus tellis laeva Vapper, mis siis iseenesest oli natukene suurem, aga enamiku ajast oli siis Eesti Rand kõige suurem ja uhkem ja pärast siis hakati katsetama kätt hoopis heeringapüügil. Ja seesama Eesti Rand kuulus siis ühingule või osaühingule nimega Kalandus, selline nimi oligi. Ja nemad siis ostsid erinevaid laevu ja ka selle kalanduse asutajaliikmeteks olid samamoodi Viinistu mehed. Nii ja siis üks pilt ka siis.
siis Eesti rand, mis on siin näha 32. aastal, et lihtsalt gabariitide mõttes, aga tegelikult need teised laevad ei jää üldse mitte alla. Võtan siit enda lemmiklaeva. Kõigepealt siis see välja võtta sellest siis nimekirjast taaskord. Laeva nimi on siis Tiiu ja miks see minu lemmiklaev on, sellepärast, et minu oma vanaisa, kes on ka Viinistult pärit, tema oli siis ka osanik selles laevas. See oli siis inkapöölidega koos, siin oli veel neid omanikke ja ega siis ka enda perekonnas oli see teadmine kaduma läinud, et kui suure alusega täpselt tegemist oli. Ja tegu on 1800 brutoregister tonnise laevaga. Ja näiteks siin on tema siis Saksamaal sadamas. Ei tea, kui hästi näete, aga põhimõtteliselt siin säärane hiiglaslik alus. Ja see oli siis täiesti tavalistel Viinistu külaelanikel omanduses. Ja neid laevaomanikke oli siin veel kõvasti. Olid osad perekonnad, kes siis eristusid, et näiteks Kainidel oli hästi palju, Manitskitel olid, Inkapöölidel olid. Aleksander Inkapööl oli ka üks Salapiritsa kuningatest, kes ei olnud oluline mitte ainult siis kohalikus võtmes, vaid tegelikult ka üle Eesti. Sai esimeses ringis elamiskeelu näiteks, kui keelati siis elamine Salapiritsa kuningatel teatud piirkondades. Riik vahepeal üritasimelt võidelda selle nähtusega. Aga see Aleksander ei olnud siis üksinda, siis tegija vaid ka tema vennad Joosep ja Johannes tegelesid sellega. Ja kõikidel nendel, kui lugeda seda sama nimekirja, siis kõikidel nendel on jällegi siis osalus erinevates laevades olnud. Oli ka naisterahvastel oli seal osalusi, et põhimõtteliselt neid laeva osalusi anti siis praktiliselt kõikidele pereliikmetele, et nii palju, kui seda raha siis seal oli. Aga lõpp kogu sellel lool oli üsna kurb, nagu siin ikka paljude asjadega juhtus, ehk siis sõja ajal paljud laevad uppusid juba isegi enne, kui need jõuti ära rekvideerida. Enamik laevu siis riigistati ja tänapäevaks ei ole sellest kunagisest suurest uhkest asjast enam peaaegu midagi alles. Aga kui kellelgi huvi on, kutsun üles, et see rekvideerimisnimekiri on täiesti avalikult kättesaadav internetuses. Võib sealt alla tõmmata, võib näiteks otsida, kas on oma sugulastel olnud äkki osakuid mõnes laevas, sellepärast et seal on kõik need inimesed üles loetud. Nii et võib endalegi üllatavaid asju siis sealt leida. Vot, nii. Aga rohkem sellest mina ei räägikski. Kui on mõni küsimus, sealt tagant siis. Mul on kaks küsimust. Üks on naljaga pooleks, mis mul praegu tuli, et kas kohaliku Viinist tuleb sõna viin? Selle üle on väga palju vaieldud. On olnud, ma olen kuulnud, et jah, on kuulnud, et selle, jah, siin on need variandid, et öeldakse, et viin istu. See on see väga, et tule külla, siin on viin ja istu maha. Et see on see väga levinud rahvapärane legend. Mina ise arvan, et ta tegelikult ei tule sellest, et seal on mingisugune ajaloos kaugemale minev ikkagi toponym olnud, aga ta lihtsalt sobib väga hästi selle hilisema tegevusega kokku. Või ma vahele võtan. Teine legend seletab lahti selle viin ja istu. Viin, no teame kõik, mis on, aga see istu, see ei olnud mitte ainult, et siin, vaid istuda tuli siis Patareis või Helsingi keskvangas. Aga mul on ka tõsisem küsimus, et kas on teada selle uuringu põhjal, et kui
kas oli ka siis nagu koha peal ehitatud laevu, mis olid omandus või ütleme protsent või osteti juba olemasolevad laevad, kuidas see vahekord võis olla? No need laevad, millest mina siin praegu rääkisin, et kuna need on kõik ikkagi juba suured kaubalaevad, et siis neid ikkagi siin ei ehitatud, sest et neid ehitati, enamik on minu meelest lausa välismaal ehitatud, sest et nii see Eesti rand, seesama Tiiu, mis ma näitasin, ja siis tegelikult ka need, mul jäi see Tallinna laevaühistuse laev näitamata, et siin on 2 maali, ma näitan selle korra, kadus ära. Okei, hea küll, läks. Ühesõnaga, et mul oli sellist üks pilti. Et tegelikult enamik ikka osteti välismaalt nii-öelda second hand kasutusest suured laevad, sest et koha peal ma isegi praegu on vastuse võlgu, kas meil ehitati nii suuri. Ehk siis, kas ma teen sellise järjemuse, kas ma eksin, et ütleme selle salapiirituse kapitali põhjal laevaehitust otseselt enam ei olnud seoseid, et see on lihtsalt ikkagi aktsiate või osakute ostmine. Just, selles mõttes, et ta on väga tänapäevane. Mul endal tegelikult meeldib paralleel 90. aastatega, et kui siin Eesti taasiseseisvus käis kõva ka narkokaubandus ja veeti seda vanametalli ja siis saadi ka palju raha, aga siis ütlen, ega inimene ei taha ju tegeleda igavesti mingisuguse püsipagutamise ja illegaalsete asjadega ja see ju investeeriti ja tänapäeval on kõik ju ausad ärimehed, et see on üsna samasugune asi, et lihtsalt kui sa tänapäeval ostad, siis endale osakud võib-olla mõnes Hiina vabrikus näiteks, et siis omal ajal lihtsalt ostsid osakud laevas ja mitme peale siis osteti endale need alused. Kuigi 20-ndatest on küll toredaid lugusid just Viinistu inimeste kohta, et seesama see trust, ta oli nagu selles mõttes pigem nagu võrdselt osapoolte ühing, et väga palju on räägitud sellest Arno Teerikust kui trustijuhist, aga see ei tähendanud kindlasti seda, et tema oli nüüd mingisugune firma boss, kes ütles, kuidas me teeme, vaid tema oli tegelikult pigem, nii palju kui ma olen nüüd uuringutega aastanud, ta oli pigem nagu esindusisik, sellepärast ta rääkis palju keeli, ta oli olnud ise ka laeva peal sõitnud, olnud meremees varem, tal oli palju kontakte välismaal, näiteks Saksamaal, et tal oli lihtsalt lihtne esindada neid teisi osanikke, aga kui oli vaja mingit suuremat tehingut teha, siis on kihvt kirjeldus, kuidas tuli siis 4 Viinistu meest, alati väga ilusasti riides, et nad olid veidike ka tändid, muuhulgas, et tulid siis ilusad lipsud ees ja kõik viisakalt riides ja siis kohvris oli siis 500,000 marka vist, et mille eest siis ostsid seal endale ühe laeva, aga reaalselt tulid siis kohvris kohale sükse suure rahasummaga ja siis lugesid välja. Nii et omal ajal seda varandust ikkagi liikus kõvasti, aga siinkohal jällegi on oluline see, et eks inimesed kasutasid seda salapüritusest saadud tulu ka erinevalt, sellepärast et mitte kõik ei investeerinud seda, osad seda ka maha jõid, nii et nagu muus asjaski, et inimesed, igaüks on oma õnne sepp ja kuidas ta seda tulekut oskab kasvatada siis tulevikus. Aga jällegi see nüüd võib-olla läheb kaubalaevadest kaugemale, aga see on selle salapürituse rahade kasutamisega, et üks lugu, mis minule jällegi väga meeldis, oli see, et see oli vist 24. aastal, kui oli üks haigusepuhang ja siis kohalikud inimesed tahtsid, et tuleks siis Tallinnast arst üle vaatama. Aga siis öeldi, et teeolud on nii kehvad, et ei laeva ega ka siis maad mööda ei tulda välja. Et ainuke võimalus oleks siis lennuk saata välja selle arstiga. Ja siis, aga et riik seda ei finantseeri ja haigla seda ka ei finantseeri, et see on tollal ei olnud sükest asja nagu ravikindlustus. Aga öeldi, et kui te ise maksate selle lennuki väljasõidu raha, siis võib see arst siin tulla. Nad maksidki ja see arst käiski lennukiga siin ja see maksis 30 000 marka
mis oli siis ühe tavalise töölise terve aastapalk. Ja nad suutsid selle kamba peale maksta lihtsalt ühe siis selle arsti kohale toomise eest ära. Nii et võt, olid ka sellised ajad, et mõni asi see siis mõned kaubalaeva osakud endale siis ära osta pole. Võt, kas on veel meil küsimus? Kas oskad öelda, palju neid laevu läände jäid peale sõda? Sest mitmed Tallinna laevaühistu laevad purjed seilasid ja olid kasutuses veel 50-ndatel, 60-ndatel Panama lipu all ja teiste lippude all. Need 4 Tallinna laevaühistu laeva, mis olidki otseselt ametlikult ainult nende omad, minu meelest need läksidki 4 tükki, said ära läända. Ja sellest nimekirjast osad läksid veel. Aga see protsent, ma arvan, oli kuskil jällegi 1/3 ehk siis 1/3 siis natsionaliseeriti, ehk siis võeti ära, 1/3 läks siis läända. Et see olenes, kus sa parasjagu olid selle laevaga, et kui sa olid seal selle lastiga parasjagu peale võtmas Lääne-Euroopasse ja kui sul vähegi võimalust oli, siis sa palusid seda poliitilist varjupaika siis seal. Aga kui sa olid juhtumisi siin sadamas, siis keegi sind enam siit välja ei lasknud. Aga päris paljud läksid ka põhja teise maailmasõja ajal, sellepärast et ka sõjavägi võttis palju kasutusele, aga ka lihtsalt neid kaubalaevu lasti sõja ajal palju puruks, nii et jah, ma arvan, see on kuskil 1/3. Tallinna laevaühisel läks nagu paremini, neid nagu suured tramplaevad, nagu nad siin nii-öelda kabotaaži väga ei sõitnud, reeglina olidki Euroopa sõidus, et neil jäi ikka üle poole jäi läända tegelikult. Aga no nad ei ela muidugi sõda üles, et britid rekvireerisid nad samamoodi ära nagu venelased ja nad läksid valdavalt Põhja-Meres. Ma mäletan väga hästi veel, kui Eesti reederid Kainid ja Inkapöölid Stockholmis toimetasid laevandusega veel 60-ndatel. Ja ega nad uusi enam ei muretsenud, aga ja pärast lõpuks nagu vaibus ja läks vanarauaks. Siis 1976 loetakse nagu tsiillaevanduse lõpp. Võib-olla viimane, väga võimalik. See vist oli veel, jah, mida võib lugeda Eesti omaniku suht uueks laevaks, see oli küll peale sõda ostetud, aga 1976. Aga varaline kaotus oli ikkagi tuntav, sellepärast, et lihtsalt see laevastik oli nii suur, et siin nimekirjas on ju 180 laeva, et kujutate ette. Nojah, nimekiri loobki pisut vale pildi, sest üle poolendest tegelikult reaalselt ei olnud võimalik rekvireerida, nad ei olnud siin. No näiteks osad olid juba enne põhjalaastud, näiteks sama Tiiu, mis ma näitasin, et tegelikult veel enne, kui see nimekiri sinna on pandud ka need, mis olid reaalselt miinile sõitnud juba Põhjameres. Ehk siis, aga iseenesest, miks see nimekiri mulle meeldib, et ta on väga hea ülevaatlik ajalooline dokument, kus on siis kõik ära loetud just ka nende omanikega, ehk siis mitte ei ole lihtsalt, sest et nad tihtipeale lõidki laevaühisus Tiiu. Aga kui sa võtad selle, siis sa pead hakkama eraldi siis iga selle laeva kohta minema arhiivi ja siis vaatama, kes seal need liikmed on. Aga siin on need omanikud ikkagi välja loetud ja sa saad suhteliselt lihtsalt kontrollida, et kes need siis olid, kes need omanikud olid ja vaadata, et kas on siis huvipakkuvaid isikuid. Et näiteks Pärnakaid oli seal ka, Pärnu laevaomanik oli seal ka päris palju. 30-ndatel oli ju maailmas suur majanduskriisi, laevanduses samamoodi, aga need Eesti alused töötasid väga edukalt selle perioodi jooksul. Ja teate miks? Ühe mehe abi oli väga tähtis seal, et leida endale rakendust oma külameeste laevadele. See oli Aleksander Varma. Ta oli niisugune rahvusvaheline mees. Ta oli välisminister. Aga see, kusjuures see majanduskriis on huvitav, sest et nad kasutasid tegelikult seda kriisi ka veel ühel moel ära. Ehk siis, et kui need laevahinnad kukkusid tegelikult tänu sellele,
aga need samad salapüritsuvedajad, kelle tegelikult seda raha ikkagi oli sellest salapüritsuvedajast, siis nad ostsid päris tihti neid nii-öelda odavaid jutumärkides laevu siis kokku sellel hetkel. Nii, aga kui rohkem ei ole, siis ütlen veel kord väga põnev teema, seda kindlasti tasub edasi uurida, nii et kui kellegi huvi või aega on, siis palun ootamas on terve arhiivi täis materjali, mis ainult tahaks läbitöötamist. Mis aadressil internetis leiab need asjad? Panna otsingusse natsionaliseerimisnimekiri 1940 ja siis ta peaks välja lööma, sest et seda nimekirju avaldati erinevates ajalehtedes ja ka Riigi Teataja on selle andnud siis täiesti omaette teadusena siis ka välja, nii et Riigi Teatajast saab selle täiesti kätte. Aga siis järgmised